Nüüd me oleme jälle siin Jüri Luige pool Võru linnas Jüri tänaval ja Jüri Luik on siin pommitanud ajakirjanikke, kaasa arvatud siin lõunaeestlast juba pikemat aega ja rääkinud ilutulestike ohtlikkusest, aga kahjuks ei ole ajakirjanikud vedu võtnud ja on lihtsalt tema jutu peale pehmelt öeldes naernud. Aga nüüd on nagu viimasel ajal naeru vähemaks jäänud pärast seda, kui siis Sakus või Tallinna ligidal põles maha terve suur Nurmiku aiand, inimeste mitmekümne aasta elutöö sisuliselt. Ja siit-sealt on hakanud tulema ka muid sõnumeid selle kohta, kuidas inimesed on oma näppe ära lasknud ja ma ei tea, silmi peast välja ja mida veel, et ütle või räägi, et mis värk nende ilutulestikega siis on, et miks nad on nii ohtlikuks muutunud? No kõigepealt ma ütleks niimoodi, et meil on ikkagi praktika olnud, et reageerima hakatakse siis, kui midagi juhtub. Ja ma ütlen päris siiralt, mul on siiralt kahju, et sellel aastal keegi surma ei saanud, ükskõik kui jõhkralt see kõlab. Aga meil on praegu venelaste jõulud ja uus aasta on tulemas, nii et võimalik, et see väike nagu puudujääk, äkki nüüd saab mõni surma. Siis tehakse asja korda täpselt nii nagu omal ajal oli, kui konkreetselt lasti maha Mäo-Ristis 2 politseinikku, siis hakati asjaga tegelema. Kuhu ma tahan jõuda, on see, et sellist anarhiat, nagu on praegu Eestis, praktiliselt üheski teises Euroliidu riigis ei ole. Ma ei räägi nendest konteineritest, mis tuleb vasakult sisse, tonnide viisi lõhkainet ja mida iganes, eks ole. Seda on iga palju räägitud, kedagi ei huvita, okei. Võib-olla keskenduks siis selle peale, kuidas seda olukorda annaks nagu parandada. Sellepärast ma olen rääkinud tehnilise järelevalvega, olen rääkinud ministeeriumiga. Enne valimisi kõigil on sügavalt see samune. Mitte ainult see, nagu venekeelsus pohhui, vaid Glubakov sügavalt see samune. Aga ma küsin veel vahele, et kas nüüd viimasel ajal on kuidagi need tulestikud muutunud ka ohtlikumaks? On natukene sellepärast, et see kogus, mis tavakodaniku kätte satub, see läheb iga aastaga suuremaks. Ühesõnaga need paketid lähevad järjest suuremaks, jah? Kogused ka. Tähendab nii paketid ise, mis tuleks vasakult sisse ja ka see 3. klass on nüüd ilma igasuguse kontrollita. Ja see üldmass, ehk teise sõnadega, kui näiteks, et kui see eelmine aasta näiteks 1 patarei näo peale, siis selle aastal võiks juba öelda, et 2 patareid näo peale, kogus läheb kogu aeg suuremaks. Ja tõenäosus, et midagi lõpuks juhtub, on nagu öeldakse, iga progresseeruvalt kasvab. Võiks siis öelda isegi nii, et tänu sellele olematule järelevalvele, ma kurat ei saa aru, mille ees saab ministeeriumi vastav osakond ja tehniline järelevalve palka. See on müstika, kui te lööte sisse tehnilise järelevalve töötajate nimekirja ja ministeeriumi, Kadri Simsoni alluvuses oleva ministeeriumi nimekirja, lööte sisse pädevustunnistuste registrisse, selleks on olemas kutsekoda, siis kõikide koha pealt te saate nullid. Ajuvaba kontroll on nõrgema kvalifikatsiooni kontrollitav, ehk teise sõnadega ajukirurgi tööd kontrollivad velskrid. Et sisuliselt kontroll puudub? Isegi kui nad tahavad, nad ei oska. Kuran küll, kui tuli siit, mul ei sobi selle inimese nime öelda, eks töötab praegu ministeeriumis, tuli tehnilisse järelevalves, tuli meil ladukontrolli, meie esimene küsimus oli, kus mopp on, millega põrandat pestakse? Tule taevas appi. Ega sa bordelli ei tulnud, sa tulid tehnilise, sa tulid lõhkematerjali lattu. Aga kuhu ma tahan jõuda, on see, et kuna mul see aasta ei olnud, spetsiaalselt ei teinud ühtegi letti, eks ole, et mul oleks rahulik hea kontrollida teiste lette, eks ole, siis sellisel juhul juhtus nüüd selline lugu, et ma käisin kaupluses, müügilettides umbes 20 ja ma ei saanud üheski objektiivset vastust, ehk teise sõnadega standardne küsimus. Ma läksin sinna, ma ütlesin, mul on 300 €. Mida te soovitate? Selge pilt, ta oskas äärmusel soovitada mulle enam-vähem 300 € asja, aga ma ütlesin, kui ma tahan mitu asja, et missugused te soovitate, et missuguses järjekorras, kui ma ostan mitu asja, et see kompositsioon, see ilutulestik, see ilu, just see esimene osa välja tuleks.
mis asja te soovitate? Kurat, ma ei saanud üheski letis vastus. Nad lihtsalt ei oska, nad on välja õpetamata. Tarbijakaitse, halloo. Ravimiametis ma lähen ostma 2 rohtu, ei tea, kus kohal on. Keegi ei tea, kuidas, mis rohud, mida on. See on mõttetu, aga küsimus on selles, see ei ole ehitusmaterjal, see on lõhkematerjal. Nii. Ehk siis sinu ettepanek oleks sisuliselt see, et tuleks ikkagi lasta spetsialiseeritud müüjatel ainult ikkagi müüa neid. Just. No nii nagu kui sa lähed arsti juurde, sa eeldad, et arst teab ikka, et mida ta teeb, eks ju. Jah. Aga nüüd sisuliselt võetakse ju praegu enne pühi võetakse ju täiesti tänavalt juhuslikud inimesed pannakse müüma. Jah, kirjade järgi tehakse neile mingisugune koolitus. Ehitusmaterjal kauplustele on see siis nagu öeldakse, et Koora või kuskil on antakse formaalne litsents. Jokskeem, eks ole, aga midagi pole teha. See müüja, ta on äärmisel juhul saanud ettevalmistuse selleks, nagu see ehitusmaterjalide peale. Seal on mustmiljon müüjad, kõik ei saa ju olla pürotehnikud. Ma tahan sinna ka veel jõuda, et nüüd ma võtaks siis nagu selle teema kokku, mida peaks tegema. Päevapealt tuleks ära lõpetada eraisikutele selle ilutulestiku müük. See on siis nii nagu Soomes tahetakse teha nüüd? Ei, tolles mõttes, et nii nagu Soomes kas või nagu praegu on. Ei müüagi enne, kui on aasta lõpp. Ei müüagi, ei saagi müüa. Või äärmisel juhul, kui see pürotehnik müüs, siis on selge sõnaga öeldud, ostsid, aga kasutada sa teda ei saa enne kui kas on näiteks viimasel päeval. Või tahad ilutulestikku, tellid pürotehnika. Ostsid, okei, ostsid valmis, sest muidu on küsimus selles, kui praegu öeldakse, et ülemineku aeg, mis ülemineku aeg ei toimi. Kogu aeg tuuakse, ostsin aasta, ostsin 2 tagasi. Nii, et tahad ilutulestikku teha, telli pürotehnik. Kõik üheselt paigas, mitte mingisuguseid agasid. Muidu tuleb välja niimoodi, et... Või siis käid koolitusel näiteks ja läbid mingi koolituse siis? Jälle läheb anarhiaks. Võtke lahti see kutsestandardite lehekülg. Meil on sihuke lehekülg pürotehnikuid. Jätkub. Tahad ilutulestikku teha, telli pürotehnik, ta teeb sulle ära. Ostsid asja valmis, tahad varem lasta, jaanipäeval kõik. Telli pürotehnik. Mujal maailmas on niimoodi. Sa proovi Soomes, et minna näiteks üle homme veel, kurat, mul on patarei olemas, ma lasen ära. Ei tohi. Ja politsei, lihtne on kontrollida ka seda seadust, eks ole. Ilutulestik tehti ära kuskil. See on kuulda. Nii. Moment enam lihtsalt seda ilutulestikku nagu kuskil tehti. Tavaline pürotehnik kohal ei olnud. Trahv laskjale ja trahv korralik. Ja niimoodi saabki ainult, niimoodi saabki teha ja ongi kõik. See muide natuke väärtustab ka pürotehnikute tööd. Ja ma küsin veel vahele, et nagu ma aru saan, siis kutseliste pürotehnikutega tehtud tulestikega pole mitte ühtegi õnnetust olnud veel, või on? Siis kui on olnud tehase praak ja kutseline pürotehnik, nüüd ma tahan jõuda selle kõigele. Kui sa teed ametliku ilutulestiku, siis see on sul kooskõlastatud. Tähendab, ei ole vaja seda klasside järgi, eks ole, et esimest teist klassi ei pea kooskõlastama. Ilutulestik on ilutulestik. Kui oleks seadusest öelnud, ilutulestik tuleb kooskõlastada. Ja ongi kõik. Ükskõik oli seal esimese, teise, 3. klassi patarei, pommid, mida iganes. Ilutulestik tuleb kooskõlastada, ilutulestiku laseb pürotehnik. Ta oleks niimoodi, eks ole, et kui tellid, ütleme, inimesed, kes pakuvad, tüdrukud, kes pakuvad raha eest teenust. See on prostituut. Ei saa ju olla niimoodi, et kui ta tegi raha eest ühele inimesele ainult, eks ole, ta ütleb, see on sponsorlus, et me pärast siis juristid arutavad, ta ikka nii väga lits ei ole, eks ole. Kuda ei ole, kui on üheselt öeldud raha eest, siis ta on see. Kõik. Ka ilutulestikel peaks olema niimoodi. Ilutulestik on see, mida pürotehniliste vahendite
nomenklatuuris ära nähtud ilutulestike materjalid. Kui neid üles lastakse, siis see on üheselt ilutulestik ja ilutulestikku teeb ainult pürotehnik. Kõik ja ongi kõik. Praegu põletati maha see kasvuhooned ja mis seal on, eks ole. Nüüd arvatakse, kogemata, ei ole kogemata. Pürotehnik määrab ära ohuala, mida tavakodanik ei tee. Reeglina nõutakse juba peaaegu varsti sundkindlustust. Pole mingit lugu, on alati teada, kes vastutab ja kõik. Lihtne nagu vene vilt, ma ei saa. Aga praegu läheme siis praeguse valitsuse juurde. Tahan öelda seda, et kui praegune valitsus, Keskerakond ja Kadri Simson ühelt poolt, sotsid teiselt poolt, üks valitsuskoalitsioon on praegu võimul. Ma loodan, et keegi saab surma nüüd sellel ligema 2 nädala jooksul. Siis võetakse vähemalt mõni inimene maha, mõni saab olemas. Nii palju on hea nüüd, et pääste, vabatahtlikus päästed said nii kaua mürgitatud, et need hakkasid korjama nüüd allkirju. Neil on üle 1300, 1000 on tarvis, 1300 allkirja koos, kes siis nüüd viiakse Riigikogusse, et hakata seda värki piirama, maksud, värgid. See maksusüsteem võib-olla ei ole kõige mõistlikum lugu. On tarvis paika panna, kes mida teeb, lihtsalt nagu vene vilt. Et kes mille eest vastutab siis? Just, ei. Kes mida teeb? Pürotehnik teeb ilutulestikku. Ja sellega on jutt lõppenud. Keegi teine lihtsalt ei tee. Nüüd on omate küsimus see viimane päev, et kas nüüd lasta rahval üles lasta või see on nagu öeldakse poliitiline otsus. Aga kuni aasta vahetuseni iga rakett, mis üles lendab, on omavalitsuses kooskõlastatud. Kooskõlastajaks on litsenseeritud pürotehnik. Kõik. Ja probleemi ei ole. Siis on lahendatud ka see probleem. Tuuakse vasakult tohutu palju sisse. Okei, isegi kui sa tõid sisse, sa üles lasta ei tohi, sest selliseid nagu lased keegi ikka kaevab, saad trahvi. Leidsid. Nüüd on sinu asi, kas sa suudad litsenseeritud pyrotehnikuga kokku leppida, et kuule, lase mul nüüd see asi üles. Aga sinu hüüdnimi on siin pommionu, et kas sa ise ka tegeled veel ilutulestikega? Jah, tegelen, tähendab. Ja kui mind on tellitud, siis sellisel juhul on kooskõlas. Vähemalt, kui ma muud ei oska, siis ma tean, kuidas see pomm käitub, kuidas see laskmisraadiused on, kõik. Nüüd pürotehnikutest, mis viimane punkt. Eeduga Arnika kaitseb oma turgu. Tal on tohutu ladu käes, ta peab ütlema, ei tohi keelata juurde. Kõige võistlikumat juttu siiamaani on lasknud, on rääkinud Rufi Ivo Meldere, sellepärast, et tema ka ei taha nagu piirata, aga ta vähemalt on rääkinud natuke ohtudes. Soovitan tänaseid lehti lugeda. Selge, aga ühesõnaga sinult tellitud tulestikega ei ole mingeid jamasid olnud? Hui, siiamaani ei ole. Sellepärast, et on üks oht, kus võib juhtuda, aga kui on ohutsoon ilusti paika pandud korrektselt, siis kes saab surma? Pürotehnik. Ehk teistes sõnadega, kui me laseme neid pomme, siis on kaks versiooni, kui on tehase praak, kus võib surma saada. Pime läks üles, halligi ei teinud, tuli tagasi, kukkus näiteks mulle pähe, lööb vagaks. Või teine asi, on vabriku praak, pomm tuli üles, sütik on liiga lühike, nagu torust välja tuli, lõi kohe laiali. Reeglina põleme ära siis. Või saanud ohutut põletushaavu. Ka mitte keegi teine surma ei saa, ka mitte keegi teine põletushaavu ei saa, kui pürotehnik. Aga see ongi tema töö sisse kirjutatud risk. Temal on lindid ümber. Nägite siin sellel aastal Võru kesklinnas ühtegi linti või? Kurat, rakette tuli vasakult ja paremalt. Nalja teed majade vahelt, üldse ei tohi lasta tegelikult. Aga kõigile müüakse. Muide ja viimane asi. Me oleme siiamaani kontrolli hoopis lõdventanud. Kui ennem oli 3. klassi patarid, aasta-poolteist tagasi oli 3. klassi patarid, mis on tõesti ohtlikud. Ostsin poest. 21 aastat on vanuse piirang. Minule üks paber, sulle üks paber. Allkirjad alla ma olen instrueerinud. Kui midagi juhtus, ma vaatan kohe, kellele ma müüsin. Praegu võeti, kui me palusime, et natuke asja vaja karmistada, seegi võeti maha.
halloo, muidugi nad ei oska, et kui tehniline järelevalve ei viitsi kontrolli teha, siis puhaku jalga. Aga kas sinu käest saab osta ka veel muidu ilutulestikke või? Ilutulestikke saab osta niimoodi, et esitad netist tellimuse, vormistad meie firmasse ära ja siis ei ole küsimust, ikka saab. Ja siis sina juhendad ka siis ostjat vastavalt või? Jah, sest praegu ma ei saa keelduda müüa, see on kõige väljekam lugu. Inimene ütleb, müü mulle, eks ole. Tulebki müüa. Ta läheb mu peale kaebama. Aga oleks uus seadus. Tema tahab, sõlmib muga lepingu, ma tulen kohale. Ma teen ära, kes on süüdi, kui midagi juhtus. Luik. Praegu, kui toode on välimuselt korras, ma müün ära. See purjus peaga paneb kurat, laseb keeled maha, paneb põlema. Luik ei vastuta. Firma ka ei vastuta. Üleüldse varsti selgub, et keegi ei vastuta. Selge, aga suur aitäh! Kõike head, loodame, et läheb asi paremaks.